Täna on 17. mai ja laupäev. Ma hakkasin just vlogima. Oo, sa ei vii mind ära või? Ma lähen kella 3-ks ju. Ma lähen kella 3-ks sinna. Keeku tuli koju, kui kuulete. Ma räägin vlogiga. Ühesõnaga, tere tulemast tagasi 17. mai laupäev ja kell on 14:27 ja ma pean kell 3 olema kesklinnas, nii et teeme ruttu. Okei, nii. Aga eelmine aasta ma filmisin teile oma sünnipäeva nädalat. Ma panen lingi alla või lingi siia või kuskile panen lingi ja ma just vaatasin seda eile või millegile vaatasin järgi ka. Ja see oli nii tore ja see nädal ma ei filminud oma sünnipäeva, sest mul oli koolinädal ja ikka teeb nägusid. Sest mul oli koolinädal ja ma olen iga päev koolis olnud hommikust õhtuni. Ja ma olin mega õnnetu. Lähedki nii või? Tule siia siis. Teeme musiga. Teeme. Tule. Tule palun. Ise tead, see jääb sinu hingele. Nii. Ühesõnaga ma vaatasin seda sünnavideot tagasi ja see oli nii tore ja see nädal ma olin nii kurb, et mul on koolinädalal sünnipäev, et midagi ei saa justkui teha, onju. Aga mu kursakaaslased tegid mulle nii armsa üllatuse, mida ma elu sees poleks uskunud või nagu ma... Oota, ma näitan teile kõigepealt seda kimpu. Ma nüüd sassis siin see koduke, aga oodake. Nii, seiske. Nii. Kursakate kilpukene. Nagu vaadake palun seda. Kui ilus! Okei, see on mul vesi tilgub praegu jala peale, aga nagu nii ilus kimp. Siis oota, siis mul on siin veel ekukimp. Nii. Ma pean seda ikkagi välja võtma. Ma plaanin tegelikult neid näidata teile, aga okei. Nii. Ekukimp, mis on ka nii armas. Ja siis oma töö juurest ka lilled, kuga tüübid vast ei saa teile näidata, sest et kõik tilguvad siia maha. Aga ma tahtsin rääkida on see, et mu kursakad, nagu inimesed, keda ma alles eelmine sügis ei teadnud, nad tegid nagu ongi selline lillekimp, mis on nagu nii armas, luksuslik, üliarmas kaart, see kook. Ma panen selle koogi pildid siia. Aga nagu nad olid lasknud trükikojas välja lasta minu mingid minu näoga erinevad siuksed pildid siis. Ja need olid kõik koogi peale pandud. Ja mu kursakas ise tegi koogi, riustu sidruni koogi. See oli nagu nii armas, et nagu... Me lõppes mingi tund, ma pläkutasin inimestega ja siis me läksime sinna mingi, ma ei tea, mis tuba see on, isegi mingi chillimistuba. Ja siis järsku ma vaatan laua peale, siis on need suured lilled ja see ime ilus kook ja siis mu kursakad on kõik seal seisavad rivis ja see oli lihtsalt mega tähenduslik mulle ja armas. Või nagu, kui ma läksin kooli sügisel, siis mul ei olnud absoluutselt null ideed, et ma hakkaks seal endale mingeid uusi sõpru leidma või suhtlema inimestega. Et see ei olnud üldse mul plaanis, see ei olnud mul mingisugune eesmärk, sest et ma eeldasin, et kõik on üli noored ja ma ei tea. See, et ma olin õnnetu, et mul on koolis sünnipäev ja siis nad lihtsalt tegid nii armsa üllatuse, mul oli nagu mega... Ja siis tegelikult meil pidi kool olema kuni mingi peaaegu kell 9 õhtul sellel päeval, aga viimane aine pidi olema e-õppes. Nii et me läksime hoopis kursakatega siis pärast kooli La Tablasse sööma. Nii et mingil määral siis isegi tähistasime. Tegelikult me pidime pärast seda, kui me nendega ära käisime, ikuga minema kuskile välja sööma. Aga... alkohol teeb mind reaalselt nii uniseks, et kui ma olin mõned kokteilid ära joonud ja ma koju jõudsin, ma olin mingi sorry, kui ma ei jaksa kuskile enam minna, pluss järgmine oli jälle kool ka. Aga kui oli ennast juba riidesse pandi värki, et see oli nii kurb. Täna on laupäev
ja eile kirjutas mulle Mari-Liis, et või ta küsis juba üks päev enne, et mis ma nagu teen laupäeval. Ma ütlesin, mul on kool, tegelikult täna ka kool pidi olema kella 7 õhtul ja homme ma pean mingi kell 9 hommikul tööle minema, ehk siis ka ei ole nagu väga ideaalne. Aga eile ta küsis ja me kinnitasime kohe ära, et me lähme täna siis sinna Mövenpiki sviiti ööbima tüdrukutega ja täpselt sama grupp, kellega me eelmine aasta käisime Nordic Hotelli sviidis. See on jälle seal videos, kui te ei ole veel näinud eelmise aasta omas. Ja plaan on põhimõtteliselt sama, aga pidud seda niimoodi ei saa, sellepärast, et ma peangi hommikul tööle minema. Aga täna õhtul on Eurovisioon, nii et me plaanime seda minna vaatama. Me lähme kõigepealt sinna Mövenpiki spa osasse. Ma olen kunagi üliammu, me käisime Ekuga seal, mis oli kunagi lembitu, kunagi ammu käisime Ekuga seal mingit aastapäeva tähistamas. Aga siis ma ei mäleta seda spa osa üldse. Ühesõnaga, no ma arvan, see ei ole midagi suurt, sest et hotelli spaad ei olegi, aga lihtsalt nagu see, et sa võtad ühe õhtu aja maha oma sõbrannadega, lähme spaasse, räägime juttu, sätime koos, nagu see kõik on nii mõnus ja see ongi see eesmärk. Ja jah, kuigist ajaliselt see ei ole ideaalne, et hommikul ma tööle lähen ja täna ma pidin koolist palju varem ära tulema, et sinna minna, siis siuke tunne, et kui sa hakkad ootama seda mingit ideaalset aega, siis seda ei tulegi mitte kunagi, nii et tuleb mingid ohverdusi teha. Ja jah, lähme siis sinna nüüd ja ma võtan teid kaasa. Üldse ma üritan teid kaasa võtta nädala vältel erinevatele tegevustele. Level. Ühesõnaga, see on siis Mövenpiki sviit. Siin on dušinurk, vann. Mega suur. Nii nunnu, et nad olid valmistanud ette mingi snäkid ja kingituse. Kingitus on mingi mega suur. What is it? Ühesõnaga, survadi. Vaadake seda kingitust, palun. Mis asi see on? Ja siin nad on. Hotellist on see. Täna õhtul teie pärast, mida teile? Hotellis on siuke väga tore asi nagu mingi šokolaaditund. Mu isand unustasin filmida nüüd. Aga ühesõnaga siin oli mingi šokolaadifondant, kus me veel ei võtnud. Ühesõnaga, võtame kohe. No, meil on... Ahnitsed. Tere laukonnale. Ja. Sul on mingi 2 tükki. Ma ei tea, kui nad oodates on. Kas lilled ära ei külma seal jääkülmas vees? Tee tantsu. Veel! Veel! Mille terviseks?
Anna mulle kordagi sina vaadata. Kas nüüd sa ei vaada mulle? 20 terve. See ikka mind filmen. Kas te uud? Ma teen sinust loogi. Ma ei ole valmis. Kas keegi saab vaadata, kes on piisavalt palju? Ma võtan üle. Näitan neile. Oota, ma panen vaiksemaks. Nii. Ma ei tea, midagi ühtegi laavutust. Oh my god, see laul on. See on rame mänger. Sa oledki nagu One Last Lonely'ga samamoodi Justin Bieber ootasid. 30-aastased naised. 14-aastase poisi puhul. Okei, esiteks. Hashtag popilillastud. Oota, ma ei julge vist tegelikult panna neid ausalt öeldes sinna. Ossa! See on raske. Ma räägin. Ossa! Alati esiteks ta näin nii suurt tutti. Kuidas seda avama peaks tegelikult? Nii nagu jõuluhommikul. Oota, ma ei saa. Kas sa aimad, mis seal olla võib? Ei. Kindlasti. Nagu ütleb küll seda. Ta teab täpselt, mis on. Ja kui tal seda ei oleks, ta on pettunud. Selle osa peab nii edasi kiirendama. Kuidas me tööle läheneme sellega? Sa saad tööle seda kasutada? Ekko tuleb järgi. Tööl seda kasutada. Kriis. Oota, Ma suumisin nägu. Nägid või? okei, et ma pean võtama videos, okei? Ossa! Ma näitan teie poole. Nii see on. Te kukute pikali. Ma reaalselt ei raadsinud seda osta ja see on nagu... Saan kuidagi rohkem seda näha. Samas kui ma võtan seda välja, siis ma pean pärast seda tagasi panema. Ja see pole niisama mingi Keko, see on deluxe versioon ikkagi. Zoomi. Vaadake, siin on lisa. Deluxe! Deluxe. See ei ole see, mis Jannel on mingi vana ninja kriimi. See on deluxe. Jannel on lihtsalt ninja. Kuulge, kes tuleb slushisid jooma? Ei no, see on tekkis. Nii, Janne, saame kõik retseptid, mis sul on nüüd? Mul on peas, mul on nagu peas. Sa oled ka peas? On. Mis peas? Saada mulle retseptid. Kes meist magaks inimesega esimesel õhtul? Kas nagu mõeldes, et me oleme vallalised? Sa oled mingi muusika või? Kas me mõtleme niimoodi, et nagu praeguse seisuga sellise suhtesid, nagu me oleme praegu või nagu üleüldse, kui me oleks kõik samas seisus? Pigem kui me oleks samas seisus, praegu oleks loogiliselt. Aga ikka nii, jah. Kella osutussuunas. Mida vaatan potentsiaalse armuleiki puhul esimesena? See armuleik puhul? Ma ei tea nägu või? Hambaid. Mina sõbasele. Esimesega kohe hakata minu kõige koledamaid tegused. Jah, kohe. Nii, jah. Sa võistad suvata? Jaa, ma ei mäle. Mulle see meeldis, et kõik ajaloo õpetavad seda, mis tekib on see. See pistab mulle kõigiga. Ei ole ühte kõiget vastu. Ei, aga ma ei öelnud, et see on lemmik. Ma ei mõtle, mis kurdi ainus meil, et see oli. Kehaline kasvatus. Ei. Ei. Ma võtsin iga kord ja ma lõin riided maha. Mingi ühisene õpetus. Juu, ei. Ei, vihkasin. Eesti, jah, eesti keelne. Kirjandus omasse. Jah. See jääb sisse. Mis on kõige kallim asi riidekapis? Te peate käib pakkuma. Talveõppe. Kus kuulda? Tegelikult õpetaja. Ta teeb mingit nagu teki, ta teeb üliluseid lokke, ta teeb koolitusi, nagu õpetab ise inimesi tegema selliseid, nagu tema teeb, et need on mega elus. Ütle tšau. Elis, ma tahaksin tulla nii väga. Sul lubasid rüpsad arvutit, see on natuke kurb praegu välja. See korra jäi teema. Saad praegu oma lokki koolitusi Janne käest?
Ma teen lokki nii nagu ma õppisin YouTube'ist, kui ma olin 16. no mis siis tundub, et need toimub siiani? Nojah, aga toimub, aga selles mõttes, et aga näiteks nende lokitangidega, nii nagu need teevad. Tegelikult teisele teed vaata ja siis need endale sõnapust teinud. See tundub nii keeruline, sellepärast et tõepoolest, ma arvan, et ma ei saaks seda ikka. Aga ta teeb ju nende nagu tangidega. Uksiõli või midagi niukest. Mida ma olen? Ma mingit smalti teevad, mida? Ma nende pulli all. Arti never stops, noh. Ma ei saa niimoodi õpetada. Tantsivad kaasa, et selline suur, selline hea vaib on selle. Saunaga on. Tööle ka kokki. Ja ma ei tea, kas keegi on proovinud neid, aga need tunduvad nii head mõlemad. Gustavi Werner porgandi kook ja soola karamelli Napoleon. Mõtlesin midagi sükest nice teistmoodi, tunduvad njämm. On pühapäev, kell on 12:30 ja Eku viib mind tööle. Tuli mul järgi. Me võin piki. Ja tegelikult ma pidin kell 9 tööle minema, aga õnneks Laura oli nõus, me vaatasime ära, nüüd ma olen kell 9 tööle ja olemegi 10 õhtul tööl. Ja ma ei tea, ma olen nii väss ja nagu koolinädal on olnud mega pingeline, eile oli väga pikk päev ja siuke pingeline päev ja nüüd minna tööle ja nagu tööl on ka mega kiire päev, sest et praegu on meil mingi aasta kõige kiirem nädal, ma ütleks, ja ma olen puudunud tegelikult terve selle kolmapäevast alates kooli tõttu, on ju. Et kuna on see mingi Lennart Meri konverents ja kõik vähegi tähtsad inimesed välismaalt on selle konverentsi raames Eestis, siis nagu meil on olnud nagu väga palju tööd ja täna ka ja ma olen nagu nii väss, et ma tunnen, et kuidagi ei jaksa üldse tegeleda. Ja jah, ma näitasin teile, ma ostsin tööle ka mingit kooki sünna pool, sest ma pole peale sünnat tööl käinud. Ja mis mul veel rääkida on? Eku vaatas eile kodus üksi Eurovisiooni, kuidas meeldis? Igav, kurb. Ma pidime tegelikult Ekuga kahekesi ootama kodus Eurovisiooni, aga siis mul ootamatult tuli see plaan, et me läksime sõbrannadega sinna hotelli. Aga jah, see, et mu sõbrannad kinkisid mulle selle Ninja Creami, nagu ma tean, et see on nagu nii kallis asi, et nagu, see sviit ja värki, nii et nagu reaalselt nii tänulik oma sõbrannadele. Ja hommikusöögil oli nii palju inimesi. Mamma ütles ka, et tegelikult hotell on täiesti välja müüdud praegu. Nii et meil väga vedas, et me üldse saime selle sviidi. Vot nii. Aga näeme, ma arvan juba äkki homme ma vlogin näiteks esmaspäeval. Tere hommikust! Ma ei filmi sõidu ajal, vaid ma istun ummikus ja on esmaspäev ja kell on 9:30 ja ma lähen kella 10 tööle ja ma olen tööl mingi kella 7-ni, poole 8-ni, loodetavasti mitte kauem, sellepärast et meil on 8:30 õhtul Ekuga padelitrenn koos treeneriga ja roheliseks läheb nüüd ja ma räägin pärast edasi.
ma olen tööle hilinemas praegu, ma ei saa enam edasi rääkida, aga vaadake, kui ägedad lipud. Või noh, keegi teab, mis lipp see teine lipp on, mis ei ole Eesti lipp. Siis näevad nii ilusad välja siin kõrvuti. Kaugelt nagu pole eristatavgi. Käes on õhtukell on 8:30 ja päev oli tööl nii kiire, et ma ei tee mitte ühtegi klippi ja nüüd otsa töölt või noh, ma käisin kodus, vaatasin riided ära ja nüüd me lähme Eguga padelitrenni. Aga padel on üks siuke asi, mille ma tahan sellel aastal selgeks saada ja praegu me oleme treeneriga trennis käinud äkki mingi, ma ei kujuta ette, mingi 4 korda või? Ja siis ma käisin kursakatega niisama toksimas, aga te võite mõelda, et 4 korda mõne inimese jaoks, kes on siuke pallimängudes hea, neil on juba, ma ei tea, selge või noh, nad on siuke suhte heal tasemel 4 korraga, on ju, Eku näiteks. Aga mina olen suht siuke lootusetu juhtum pallimängudes ja mul läheb kauem aega, et see käppa saada. Aga see on reaalselt ainuke eesmärk, nagu ma ei pannud üldse selleks aastaks mingit eesmärki endale, aga see, et nagu õppida normaalsel tasemel padelit mängida, on mu üks eesmärk. Juba mega ammu, kui me käisime Balil, ehk siis mitte eelmine aasta, vaid üle-eelmine aasta käisime või? Siis me käisime seal mängimas mõned korra padelit ja nagu see oli nii tore, kuigi siis ma ei osanud nagu üldse midagi, ja siis ma ütlesin ka, et kas keegi teab mingi padelitreenerid, bla bla bla. Ja siis ma ei tea, keegi ei kirjutanud ja siis ma jätsin selle asja soiku, aga kuna ikkagi see huvi püsis, siis ma mõtlesin, et okei, davai, nüüd teeme ära. Selle lennuki kapten, kus ma eralennuku peal olen, siis tema soovitas mulle ühte padelitreenerit, kes pidi väga hea olema. Aga kuna ta oli poiss, siis ma mõtlesin, et ma tahaks, et esimene treener oleks tüdruk ja ma võtsin sealt samast kohast Padel Plussist, on siis meie treener. Aga ma võtsin tüdruku ja ta nimi on Hanna. Ja siis niimoodi me käime seal Ekuga kahekesi harjutamas. Eelmine nädal me käisime kahekesi niisama ilma treeneritega harjutamas. Ja teate neid inimesi, kes on lihtsalt nagu, nad, ma ei tea, ei pea mitte ühtegi trenni või spordiala harjutama, nad lihtsalt esimest korda teevad ükskõik mida ja siis kohe oskavad mega hästi kõike see Eku. Kui sa võid talle anda, ma ei tea, nagu mingisugused uisud, ta uisutab sul tagurpidi ja hüppab ka veel, sa võid anda talle mis iganes palli, ta oskab seda kohe üli hästi, jookseb ilma harjutamata, ma ei tea, ma arvan, et reaalselt ta võiks ilma harjutamata joosta mingi 20 kiltsi, ma peaks mingi 2 aastat harjutama selleks. Ehk siis on lihtsalt sellised naturaalsed talendid, kes on ülisportlikud ja ei pea selleks midagi tegema ja see inimene on reaalselt selline ja see on super annoying, kui see kaaslane on selline ja sina oled vastupidine. Aga kannatlikkust õpetab see kohe kindlasti ja padelimas on selgeks. Kas usud Eku, et ma saan padel selgeks? Jaa, saad ikka. Kui lootusetu ma olen praegu? Ei ole väga hästi läheb. Lootusetu. Aga nagu Eku on mega tubli selles mõttes, et ta on üli kannatamatu, on ju. Ja nüüd me oleme juba käinud mõnda aega harjutamas ja ta on täitsa kannatlik ja toetav olnud. Minuga ei olegi väga palju närve läinud, nagu ma arvasin, et ta on kogu aeg ülikättes. Kes see hull poiss tuleb lühikeste pükstega? Täna on suht norm inimesega. Hanna kirjutas, et ta jääb hiljaks, et küsige Adminilt paar palli ja küksige soojaks. Muljed pärast padelit on see, et Eku on nii pro, et ta isegi ei ürita, ta läheb nii hästi ja mina üritan kogu hingest ja mul läheb ikka halvasti. Tegelikult täna muidu nagu see padel on mind nii läbi võtnud iga kord, aga täna, kuna meil treener hilines ja meil oli ainult tund, aga muidu me teeme vahepeal 1,5, siis täna kuidagi see on higigi lahti. Muidu ma olen ikka nagu surnud seal, aga ei muidu selles mõttes täiega soovitanud treeneriga trenni, sest et ma ei mäleta, kas ma enne ütlesin seda, et aga kui ma hakkasin kursakatega niisama käima, siis ma hakkasin ülivalesti mängima, siis kui me nüüd Ekuga eelmine nädal läksime
kõksima või toksima või ma ei tea, mis seal padelis tehakse, siis äkki ütles, et mida sa teed, kuidas sa lööd, ehk siis nagu kui sa mängid teiste inimestega, kes ei oska, siis seal läheb tehnika ülivalesti valeks, aga nagu treener näitab sulle, kuidas õigesti mängida. Nii et ma arvan, et ma loodan, et see investeering tasub ennast ära. Ja täna on esimest korda nii suve ja mõnus õhtu, et täitsa pekkis. Ja nüüd kell on 9:30 läbi. Täna oleks võid küll 1,5 tundi võtta, nii vähe sai kuidagi. Aga mõnikord see 1,5 tundi on jällegi nii rets, et nagu, ma ei tea, oleneb vist, mis harjutus me teeme. Aga ma plaanin võib-olla mingi hetk minna mingisse sinna rühmatrenniga, et vaadata, kuidas see on. Eraliselt ka mõistlikum on käia tegelikult nendes rühmatreenides, sest kui ma võtan meile 2 siis see on täiega kallis. Aga mõned korrad kindlasti soovitaks. Tere päevast. Ütle. Tere päevast. Tere. Täna on 24. mai. Palun, ma palun siin nii väga. Palun. Täna on 24. mai ja näete endiselt, kuidas Ekule meeldib vlogides osaleda. Kell on 2 läbi natuke ja täna on laupäev ja ma näen nii tont välja, aga okei. Ühesõnaga, see ongi hea tegelikult, kui ma näen täna praegu tont välja, sellepärast, et siis me näeme, mis võime on meigil ja soengul ja ilusatel riietel. Sellepärast, et täna läheme me Ekuga kooli kokkutulekule. Kooli kokkutulek on niisugune asi, mis nagu toimub mega harva, on ju. Kooli lõpetamisest, seda on isegi haige välja öelda, sest ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et meil on kooli lõpetamisest 10 aastat. 10 freaking aastat. Ja kui see ei pane mind ennast vanana tundma või nagu, ma ei tea, kas isegi vanana tundma, aga nagu see, kui kiiresti aeg läheb mööda. Aga sellel põhjusel ma mõtlesin, et ma lähen täna meiki, sest et meigis käimine tekitab alati nagu nii mega hea enesekindla tunde. Ja kui ma muidu olen kõik viimased korrad käinud Aleksandra juures ja endiselt väga armastan, kuidas ta asju teeb, või meiki, siis ma mõtlesin täna proovida sellist meikarit nagu Doris Carola ja kunagi, kui ma üliammu, reaalselt kui ma sain mingi 21 või, siis ma käisin tema juures sünnameigis ja kui ma lõpetasin ülikoolis, ma käisin lõpumeigis. Nii et sellest on päris palju aastaid möödas. Ma istusin puldi peale. Mul käib see Kelly Karita vlog, muidu vaatasin seda. Ja siis ma pidingi lihtsalt meiki minema. Aga kuna ma nüüd pidin minema tööle tegelikult enne seda meiki aega, aga nüüd see lend, mida ma pidin minema tegema, tühistati. Ehk siis ma ei pidanud tööle minema, ehk siis ma kirjutasin talle, et kui tal juhuslikult on aega, siis kas ma saaks varem tulla, et teeks mu juustega ka midagi. Ja talle sobis, nii et ma lähengi siis varem, siis me saame lokke teha või ma isegi ei tea, mis ma täpselt selga panen. Nii, kodust ära lähen sellisena. No make-up, juuksed puhtad, pestud lihtsalt. Ja pärast siis näeme, millega ma olen pärast, kui ma olen outfit selga värki. Muidu minu meelest mega armas. Ja no, aga mis minu jaoks on üliharjumatu on see, et mul on seitel vales kohas. Ma ei oska kuidagi handlida seda, et mul on vales kohas. Ma kannan muidu kogu aeg seitlit keskel. Et see on niisugune naljakas natuke tunne. Vihma sajab ja ma ei taha saada märjaks, et mul lokid läheks välja ja meik läheks lappesse. Nii. Igal pool on nii pime, nii et ma pean siin kööginurgas
Essa-Veli ka selline. Ma ei tea, see on veits nagu mingi koolilõpetaja vibe. Või on ilus. Ma ei tea, see rinna osa on veits nagu... Not sure. Okay. Nii, mul juhtus täiesti haige õnnetus. Praegu mul läks see kleit, mis ma mõtlesin, et ma panen. Tõmbasin selle paela katki. Ma ei tahtnud oma juuksed nagu nudida üli palju ja siis ma kogemata nagu üritasin juukseid säästa ja siis tõmbasin sealt liiga kõvasti. Nii et see väga pekkis. Ma ei tea, mis ma nüüd teen, sest et reaalselt ma olin nagu... Ma rääkisin oma makerile, et ma panen selle kleidi Eku otsustasin, ma panen selle kleidi, mõtlesin Sanjal, ma panen selle kleidi ja nüüd ma olen nagu... Ühesõnaga. See on üks variant siis. Aga nagu... See on ilus ja kõik on ju. See on kooli kokkutulek. Ma ei tea, kas see... Ma saaksid natuke kokku poole tõmmata juba, aga kas see on nagu too much või? See on mingi õpetajatega jutu alles mingi... Nagu... Ma ei tea. Mingi nagu ilus. Ei näe jälle täismukkuses midagi. Aga... Ma ei tea, ma olen praegu kuidagi... Täitsa... Tõmbas vaibi ära selle, et ma selle kleidi ära lõhkusin. Aga eks siis võtame mingi muu varianti ja nii, et see on siis üks variantidest. Ja viimane variant. See oli mu kõige viimane variant nendest kõikidest kleitidest. No praegu mul on niisugune tunne, et ma panen selle, sest et see on kõige mugavam. Ma ei tea, te ei näe siit see maani. Kõige igavam, aga nagu kooli kokkutulek, õpetajad. Võib-olla on kõige kõiksem turvalisem variant. Eku eile ütles, et see on kõige igavam variant ja kui ma midagi sinna peale panen, et ma näen välja nagu mingi õpetaja. Okei, otsustatud. Jääb see kleit, mis ma teile issana näitasin. Sellepärast, et saatsin Ekule pildi ja ta ütles vau. Ja see on see reaktsioon, mida ma olen eilsest saadik oodanud. Ma eile näitasin talle kõik oma outfit'e ja mitu kleiti olid sellised, mis ma nagu ostsin põhimõtteliselt selle ürituse jaoks. Või noh, ilmselgelt ma saan kanda neid edaspidi ka. Aga ma ostsin nagu sellel nädalal mitu riietust, mis ma mõtlesin, ma võiks sinna panna ja siis eile Ekule näitasin ja kõikidele mingi aga et ei olnud ükski vau ja siis selle kohta ta ütles vau. Nii, et läheb minna. Ma tunnen, et ma näen suht lumpsik välja. Nii et ma arvan, et sobib küll. Sest õues on suht küll, ma ei kujuta ette, mis ma siia peale saan panna. Aga igal juhul kooli kokkutulek on nagu siuke naljakas asi, et sa ei ole... Või noh, ma kardan, et sinna ei tule kohale siuksed inimesed, keda sa reaalselt ei ole näinud 10 aastat. Vaata, täiega võiks nemad tulla, siis oleks lahe kuulda, et mis need inimesed, kellest sa mitte midagi ei tea, teevad. Aga mul on ikkagi siuke tunne, et tulevad umbes need inimesed, kelle tegemisi sa jälgid või kellega sa suhtled mingil määral. Et siis ei ole nagu nii põnev. Et tahaks näha igasuguseid selliseid inimesi, keda sa ei olegi, ma ei tea, 10 aastat näinud. Ja catch-upida ja näha, kuhu elud on meid viinud. Ja see on nagu nii naljakas mõelda, et ongi näiteks mu klassikaaslased, kõik oleme on ju samaealised, aga kui erinevad on meie elud, nagu mõndadel mu klassikaaslastel on mingi alla 2 last, et ma mõtlen, tegelikult ma tuleb üks meelde, kellel on 2 last. Võib-olla kellelgi veel. No meie kursuselt öeldakse niimoodi gümnaasiumi kohta ka või. Ühesõnaga meie lennust kindlasti on veel mitu last mõnel. Ja siis oleme mina ja Sanju näiteks ja nagu meie sõbrad, kes lihtsalt, ma ei tea, nagu minu jaoks ei ole veel teema, et ma mõtleks nagu laste saamise peale. Et hästi erinevates faasides on siuke vanus, kus me olemegi erinevates faasides. Aga jah, võite mulle öelda pärast, kas ma tegin parima valiku või oleks saanud teha parema valiku. Ma veits aurutan seda kleitu, kui ma jõuan. No muidu ma tunnen ennast üli ilusana, aga see kleit annab mulle veits seda saksa need, ma panen pildi, mis iganes. Nagu see Oktoberfestil, vaata kõik käivad, ma ei tea, kas see on rahvariietus või mis riietus on, kui mingi saksa naised kannavad siukseid kleite. Aga issand, mul tuli meelde, mul on probleem, sest mul ei ole valget kotti.
ja mis ma siia peale panen? Ühesõnaga, mul on tegelikult suht kiire enne rongi ja mul on kõht mega tühi. Nii et ma arvan, ma rohkem ei räägi, sest ma pean kleiti juurutama ja.